Tere kallid kõik. Hea on olla Jumala lastega koos. Olgugi, et siin ees on pisut kõhe olla ka, aga Jumal annab julgust. Ja ma tahan rääkida mõne sõnaga, kuidas minu lugu Jumalaga alguse sai. Ega ma täpselt muidugi ei tea, aga see osa, mis välja paistab ja arusaadav on, see algas siis, kui ma olin umbes 24-3-aastane. Ma käisin Rootsis suviti tööl, seal olid minu esimesed kokkupuuted rootslastest usklikega ja ühel järjekordsel reisil Rootsi, mis ei olnud sugugi nii rõõmus reis juba algusest peale. Olin abikaasast siis minemas eemale paariks kuuks ja sõitsin bussiga Tartust Tallinnasse ja olin üsna varakult selle Estonia laeva peal, millest me oleme kuulnud, et sellega kõik hästi ei läinud. Ja see oligi see sama päev, kui minul oli ka osa seal peal olla. Ja tagantjärgi vaadates ma näen siin liiga palju sellist kokku sattumist, et seda lihtsalt loterii peavõiduks nimetada. Et ma usun, et see oli Jumala arm ja abi, ta andis oma käe mulle, andis võimaluse. Ma võtsin sellest kinni. Aga kuidas see täpsemalt oli, ma toon mõned asjad esile. Laeval olin varakult, ma olin sellega varem ka sõitnud 7-8 korda kindlasti. Ma olin üksinda, mul polnud ühtegi tuttavat kaasas. Mul ei olnud ka mingit kajutit, ega seda raha tuli kokku hoida, tudeng ja siis oli seal laeva peal tundus kõik üüratult kallis. Aga ma tegin oma aega parajaks sellega, et vaatasin seal ringi, uurisin päästevahendeid. Kunagi varem ma ei olnud seda teinud, kunagi hiljem ma pole ka seda teinud, aga uurisin päästepaate, kuidas neid vette lastakse ja mismoodi see asi kõik töötab. Vaatasin parvesid, vaatasin, kus on päästevestid, kuidas neid kappe lahti tehakse. Mingit tagamõtet endal ei olnud, lihtsalt igav oli. Ja, aga siis see vahepealne aeg läks, vaatasin seal ringi ja istusin nukralt, siis kui see õnnetuse hetk oli tegelikult seal autotekil autoteki üleval selles muusikapaaris, mis oli siis terve laeva laiune. Ja vaatasin aknast välja. Ma ei olnud küll üldse suur alkoholitarbija, aga millegi pärast olin ma ostnud ühe klaasi õlut endale. Ma ei tea, enne ega pärast pole ma seda teinud. Ja mul oli pool ära ka joodud. Ja kui siis mina ei kuulnud ega näinud seal rohkem midagi, kui 1-2 pudelit seal kõrval paaris kukkus põrandale äkki ja siis viibu pärast kukkus terve riiul põrandale. Ja siis hakkasid toolid ja lauad hakkasid sõitma teisele poole. Ja siis ma leidsin ennast nagu mingis programmis olevat, et ma ei osanud ainult selle õlleklaasiga midagi peale hakata. Siis välistrepp oli kohe minu selja taga. Ma panin selle klaasi trepi nurka, et see jäi püsti, mäletan, ja jooksin siis sinna foajeesse. Rahvast ei olnud, see alles juhtus kõik. Ja oli ainult 2 laevateenijat, kes olid suhteliselt kaamed näost. Ma küsisin veel, et kas enne ka midagi sellist juhtunud. Ja nad ei vastanud mulle midagi. Coca-Cola automaadid olid seal ümber juba ja kõik selline paras segadus oli. Aga joosta sai veel ilusti trepist üles, et jooksin siis sinna paaditekile, avasin päästevestide kapi ja võtsin endale ja jagasin teistele. Paatidega midagi teha ei olnud, sest see oli selles pardas, mis üles jäi. Paadid olid laeva sisemuse poole suunaga ja seal ei olnud parvesid ka midagi. Üks
Ja järgmine märk, paljud inimesed olid tõesti teadmatuses või paanikas pehmelt öeldes. Ja ma tundsin, et ma pole kunagi nii selgelt suutnud mõelda varem sellel hetkel. See oli väga kummaline. Et mul oli hirm, seda ma ei eita, aga see hirm ei olnud selline, mis oleks kuidagi minu tegutsemist suunanud. Et ma lihtsalt, ja seal tuli oodata siis. Aga jah, inimesed, kes ei suutnud seda teha, olid paljud, kes juba surid tegelikult enne aegu seal. Et nad proovisid hüpata vette, aga paat oli viltu ja hüppasid vastu laeva. Aga neid kurbi vaatepilte oli seal. Aga sa oled nagu tunnelis ikkagi selles olukorras. Ja sa lihtsalt, kõik meeled on selle nimel töös, et sa teeksid õigeid asju. Ja minu lootus oli, et isegi kui ta upub, et ehk ta siis jääb tagurpidi ulpima. Ja ma siis, mul olid head kingad, aga vähem oli riides kui praegu. Seda kampsunit ei olnud, ainult särk oli. Ja ma saingi sinna veealuse osa peale, aga jah, ja nii palju oli ka endal veel mõistmist või taiplikkust, et kui see oli seal viltu ja üks parv oli, kus oli terve, ma ei tea, 50 inimest vist ümber selle parve, kõik tahtsid sinna sisse hüpata. Ma sain aru, et sinna peale ei tohi minna, sest see on liiga kaootiline see olukord seal ja kukutakse. Siis, esimene laine tegi mind märjaks ja siis ma sain aru, et ma pean ikkagi vette ise vabatahtlikult minema, et see oleks sujuvam see minek ja juhitum. Hakkasin vaikselt minema, meetri sain minna ja siis oli nagu lennukiga kukkumine, sest see nurk oli niivõrd järsk ja libe. Ja ma arvan, et 1–10 meetrit võis see olla. Ja see kukkumine oli ka ime selles mõttes, et ma ei löönud ennast ega kukkunud ühessegi aknaavasse ega kuhugi vastu serva. Ma jäin terveks, kui ma vette lendasin. Vees olemine oli nagu pesumasinas. Sa ei saanud arugi, et kõik oli neid nööre, igasuguseid muid asju täis. Ja minu kõrval siis tuli üles üks tagurpidi parv ootamatult. Seal laeva peal oli üks kurb vaatepilt ka veel lisaks sellele, et kui me seal olime, siis terve grupp päästeparvi ja tuled peal läksid eemal. Teisest pardast olid need kõik saanud vette. Aga jah, siis teisel katsel sain sinna parve peale, see oli 70 sentimeetrine serv ja see ikkagi kogu elu pingutus oli, siis ma mäletan, et hirm oli suur, kui esimest korda ei saanud. Ja siis seal peal olles oli ka selline tunne, et kui kauaks, et see tuul ja lained olid ikka väga võimsad. Aga ma jäin püsima sinna ja siis sattus üks õigetpidi parv sinna lähedale. Ja siis üks Eesti noormees ulatas mulle käe ja tõmbas mind sinna peale. Ta oli vist laeva meeskonnast, sest ta teadis, et seal sees on rakette ja tulistas ühe. Aga see parv võttis tuule alla ja lendas ümber varsti. Ja siis ma ujusin sealt alt välja ja sain jälle tagurpidi parve peale. Aga seda noormeest ma ei kuulnud ega näinud rohkem. Ja Jumal andis armu ka sellega, et ma ei pidanud enda päästmise nimel kellegi teise heaolu vähendama, vaid pigem ma sain aidata kaasa 3 inimese pääsemisele ka. Ja see kestis 5–6 tundi seal parve peal, olin päris külmunud ja hakkasin magama jääma, kui see helikopter lõpuks kohale jõudis. Aga selle 5–6 tunni kestel toimus pidev võitlus ellujäämise pärast, enda sees eelkõige, aga ka tegevused, vaadata neid lained, millised, iga laine ei ole ühe suurune, tuleb seal varitseda või varitsevat lainet just jälgida. Ja selle kõige juures ma esimest korda elus ka valjusti meie isa palvetasin kohe päris valjusti, et kogu südamest. Et seal kõik pandi mängu, mis vähegi võis ellu
aidata jääda, sest tõesti elutahe sellises olukorras oli päris suur. Nii et võib-olla see oli siis see algus, kus ma tagantjärgi vaadates sain aru, et need kokkusattumised ei olnud juhused, vaid see oli Jumala arm ja abi, mis ta mulle osutas sellel ajal. Ma ei ütle, et see edasine tee koos Jumalaga oleks olnud, nagu laulusalm ütleb, sile ja sirge. See on veel tänaseni üsna käänuline. Aga ometi mul on olnud armu kogeda Jumala abi eluteel ja olen aru saanud sellest paljudes olukordades, et usu peale, mu taust ei ole kristlik, perekonnas ei ole ühtegi kristlast, aga mul on usku ja lootust, et tema teeb oma head tööd. Ma olen saanud korduvalt abi tervisele. Mul on olnud südamerütmi häired 2 aastat. Üks Soome õde palvetas. Küll teiste asjade pärast, aga ma nädala pärast sain aru, et mul ei ole enam. Ja pole siiamaani tulnud. Ja on ka olnud üks mustanahaline õde, kes palvetas selja pärast ja siis oli ka mitu aastat oli pärast. Enne ei saanud kummardada kraanikausi kohale isegi hommikuti. Aga jah, see oli ka ime tegelikult minu jaoks. Nii et Jumal teeb ja anname talle võimalusi, et tema on vägev. Ja ma usun, et ta tahab iga ühe jaoks tuua esile seda, mis inimene vajab. Ta on saatnud oma kalli poja Jeesuse, et ükski ei hukkuks, vaid et igaüks päriks igavese elu Jeesuses Kristuses. Nii et ja, palju ei rääkimata, aga kõike head, mõni teine kord.